Šomprovi avavile ka kõlas, ehk siis sõidame ja lõpeb just nii-öelda seisu mõttes, aga oi, siin nüüd varastatakse pall ära ja tekib moment ka, siiski mitte. Kanaalpall sinna nurgalipu suunas jätka karistusalasse. Senjov jätkuvalt tuleb ka löök ja ei jäänud palju puudu võistkonda ja nüüd siis Pealinna klubis. Aga Ivanjušin oodatakse tsenderdust, see ka tuleb ja tuleb Transi esimene 16. minutil. Ja kui Gabore ei lööb Joshua Toke. Ja nii vähe oli vaja Ivanjušinilt, no priivat tsenderdus. Ja veel parem löök Tokeelt, Grünwaldil ei olnud mitte midagi teha, lihtsalt vaatas, kuidas see pall lendab ja otsustab sööt. Oli see, mis kõiki alt vedas, aga praegu Sapinenilt jalule seada. Sisse kerivalt tuleb see nurgalöök, pall jõuab tee välja kätte, kes vaadata. Nii et kas Floral õnnestub mingi hetk viigivärav üles leida, äkki siit. Ja penalti ja äkki tõepoolest siit tekib midagi, mis selle mängu viigistaks. 47. minutil kampanjale on Teeväli Kalevi eest hulganisti penalteid sisse löönud. Kuidas läheb Flora särgis? Ja sees 48. minutil. Ja ei läinudki väga kaua aega, kuniks Flora viigistab. Selleks hooajaks Tovstik ise ette vaatama, et ta kaarti ei saaks. Ja ai, mis siin nüüd toimub? Siin nüüd läheb punane kaart Transi tegevjuhile Konstantin Burdakovile. No milleks nüüd seda vaja oli? Ma saan aru küll, et Tovstik seal segas, aga vaatame, Maksimkin nurgalööki andmas. Gabore pealöök, Burjanot ei löö ära sealt mõnelt meetril. Lennuväli paremal äärel ees, Burjanotse ka veel viimaste jõudude peal tagasitööd tegemas. Mihhailov, Hussar on olemas, tuleb nüüd tsenderdus ka esimese puutega, Sapinen! Ja Rauno Sapinen 88. minutil! Ja võib põlvede peal küll jõugu lasta, Markus Jürgensonilt igasugused nõuanded kuulda võetud. Ja kuidas see nüüd sisse imeti, oi. Seal eespool. Grünwald väga väljas, tuleb ka löök, aga otse Grünwaldile. Pikk sööt ette, Gabore saab omaks, Kožuško, veel Gabore. Gabore lööb, aga Grünwald on ja Ošomkov vilistab mängu lõppenuks. Oi, kui keeruline võit Tallinna Florale, aga Rauno Sapineni. Tallinna Flora ründaja Rauno Sapinen. Täna väga raske 2-1 võit Narvast Transi üle. Millised on su esimesed emotsioonid kohe lõpuvile järel? Jah, väga raske võit, väga raske mäng, aga näitasime täna tõelist sisu ja võtsime tahte jõuga ka muhtena. See mängu jooksul ja isegi mängu järel oli kohtunike peale väga pahane. Milles see pahameel sul seisnes? Ma arvan, et kõik, kes mängu nägid, saavad aru, milles see põhines, aga ma ei saa rääkida ausalt. Ma ei taha endale jamasid kaasa tuua, nii ma seda teemat rohkem kommenteerida. Ja sina võiduvärava eest hoolitsesid, tuli sulle endale ka üllatusena, et see pealöök sisse läks, et seal Kreismervel sai käe vahele? Ei tulnud selles mõttes. Tuli tsenderdus, nägin, et olen värava suht lähedal, et suur tõenäoliselt, kui ma raamle võib sisse minna. Libe väljak ka, Libe Põksmaru väljak ja oligi. Libe väljak lasid põlvede peal ka, liugu oli see planeeritud sul või tuli täiesti improviseeritud? See oli puhtalt emotsiooni pealt. Kuulasid vahepeal Markus Jürgensoni nõuanded ka selle osas või pigem mõtled? Miks ta ütles? Et eelmises pikk ette ise järele episoodis rääkis, et kuidas seda õigesti tuleb teha, aga ma eeldan, et sa ise ei kuulanud seda. Ei ole veel kuulanud, aga eks ma siis kuulen järgi või kirjutan Maxile, et mis sa täpselt sellele mõttes? Ikkagi jah, olete nüüd võidulainel tagasi ja olete Premium-liiga tabeli tipus jätkuvalt. Levadia võitis Kalevit, Levadia püsib teiega samade punktidega.
punktide peale, et päris tihe on seal tabeli tipus praegu. Jah, punkt punktis, et seda olulisem on sellised väga võitluslikud ja võrdsed mängud enda kasuks pöörata. Puhkame natuke ja laupäeval Paide vastu uuesti. No kui raske on sama vastase vastu väga vähese aja jooksul uuesti mängida, et Paidega te ju eelmisel nädalavahetusel mängisite ja nüüd laupäeval uuesti? Ma arvan, et ei ole raske, pigem eelmise mängu kaotasime, ongi hea, et see tuleb kohe uuesti otsa ja saame teha vigade paranduse. Aitäh sulle, Rauno, ja edu! Aitäh! Ja Christian can come over here as well. Christian, you can come closer a bit. Today went to loss against Flora. You fought really well. What did you maybe lack to get 1 point or 3 points? Yeah, personally we put up a good fight. They're a good team, but we know we are as well. I think it's just small moments. I'll put my hand up. I made a mistake in the beginning of the second half. I let the penalty, and that affected the game. But after that, we responded well, and it was an even match, and everything was up for grabs. And in the end, they got the goal, so they get 3 points. But for us, it's a learning moment. We have a little break until the next game against Levadia, and it's time to regroup and focus on that. The next game will be as hard as this one. What can we expect from this game? Yeah, it's always a fun game against Levadia, I'd say. I think our styles go up against each other well. We match against each other well. High tempo game and good quality. We're always up for the biggest games, and yeah, we focus for that. We have a good week to really prepare and dig deep and dive into how we can beat them. How did you like to fight against one of the best Estonian strikers, Sapinen? Yeah, he's a good, very good player, very competitive. You saw 1 week ago he was playing against Norway, and now he's here in Narva, so it's always funny. But yeah, he's a good player. He was the first striker I played against in the league in my first game back in March. So yeah, it's always a fun test against him. He's a smart player, and he's done really well for himself over his career. How do you like playing in Estonia so far? How do you like Narva Trans? Yeah, I'm really happy to be here. I think the group we have is really competitive. We have a lot of talented players internationally as well as locally. And yeah, I really like the league. Very competitive, very physical, I'd say. There's a lot of young talent coming up as well, which I like to see. And yeah, it's just been a really good opportunity for myself and also for my teammates to show ourselves. So you've been enjoying thus far? Yeah. No, I've really been enjoying it. I think playing for Coach Roman has been really good, and it's been really eye-opening for me to play under him. Okay, thank you. Thank you so much.